Tervist, taaskord on eetris Ralli stuudio ja sel korral me teeme seda saadet vähe teistmoodi, ehk mina olen siin Tallinna stuudios üksi, Roland Poom on meil välismaal, sellest me räägime hiljem ja kolmanda mehena loomulikult Tuulus Peep Pahv, kes miskipärast ei võitnud Eesti seksikama mehe tiitlit sel aastal, on loomulikult Sardiinias kohal ja kuna Peep peab jooksma rohepeadi varsti Narvik ja suhtlema Tänaku ja teiste Eesti meestega, siis alustamegi kohe temaga jutte. Tere Peep, ma loodan, et mind on kuulda ja alustan kohe sellise küsimusega, et Ožee ja Tänak tegid siin kohe, tuulutasid, et kaks korrad meest tegid ikka päris värava avapäeva, pole mitte midagi öelda. Jaa, tere, väga hästi on kuulda, kõik on äge, kihutab praegu just nii-öelda Service Pargi poole, et siis seal meediaalad meestega rääkida, aga su küsimusele jah, ütleme Tänak ja Ožee ikkagi absoluutselt teisest klassist mehed täna kui kõik ülejäänud, et olen ise need kiiruskatsed läbi sõitnud, näinud neid olusid, no selles ma ei absoluutselt kindel, et selle esimesel kiiruskattel Riino Vilje ei ole mitte mingisugust võimalust, sest et eile pärastlõunal või lõunapaiku, kui ma seda kiirust sõitsin, siis oli see tee oli kaetud lihtsalt paksu lahtise kruusaga, et seal oli isegi mingit ootuspoega, et esimese või teisena tulevad autod saaksid midagi teha ja ega Tänakul kolmandana see ka lihtne polnud, et Ožee selle kasutas sellel esimesel katsel ilusasti ära ja võttis kerge vahe sisse ja tegelikult natuke Tänak täpistas tagasi, aga väike vahe jäi püsima, et aga ütleme need kaks meest on ikkagi täiesti omaette klassist, et teistel ei ole siin küll suurt mitte midagi vastu panna. Kuule, kuidas sulle see päev üldse meeldib, et sa oled seal koha peal, et selline tavaliselt on need reedesed päevad alanud Eestis, et hakkad siin 9 blogima, paned hilisõhtuni välja. Nüüd on selline mõnes mõttes nagu tempo on hoopis teine, et 4 kiiruskatset, et alustame päeva, lõpetame õhtul kiirelt ära, et kas kiidad sellise lähenemise heaks või pigem igatsed natuke pikemat päeva? Ei, ma seda päris heaks ei saa kiita, et sellises formaadis täna hommiku näiteks see testikatse oli ju täielik tsirkus, et mis asi see oli või mis mõte seal oli, taheti lühemas formaadis, et hakkame lõunast sõitma, see kõik on tore, aga siis kas seda hommikust testikatset üldse sellisel kujul jälle vaja on või oleks pidanud eile olema või praegu see oli tehtud mingi ülilühike, mingi imeliku koha peal, ma siin rääkisin sõitjatega ka pärast seda, ütlesid, et see ei vastanud nagu nendele oludele ja seal ei olnud mitte mingit pointi. Et see on nagu selline natuke kummaline, õudne selline kappamine oli see tänane hommik, ma kujutan ette sõitjatele ja kõigile, et testikatse, siis meedia väike tund, siis juba kihutati sinna kiiruskatsel, eks ole, nüüd tagasi, et ma ei tea, kas see mingit efekti annab või mis selle point on, ma väga hästi aru ei saa. Küll mulle aga meeldib nagu põnevuse poolest kindlasti homne päev, et kus sõidetakse 8 kiiruskatset, hoolduspausi vahepeal pole, on ainult refivahetusala, et see on kindlasti põnev, et see mul täitsa sobib. Mis, võib-olla see, ma ei teagi, sa oled siin liikumises olnud, et see 3. kiiruskatse Ralli 2 arvestuses, kui päeva esimeses pooles eestlased kuigi hästi ei liikunud, siis Georg Linnamäe tõenäoliselt Ralli 2 arvestuses esimene ja Robert Virves 5, et kuidagi päeva teises pooles said kuidagi liikuma, et esimeses päeva pooles nii palju, kui nad mehed sinna teleekraanile sattusid, siis kumbki kuigi õnneliku olemisega justkui ei olnud, et pigem oli selline, Virves ütles üldse, peale pikka pausi on ikka väga raske mingit rütmi leida ja Linnamäe siis ütleme, ta oli lihtsalt, et ütles ka, päris nagu kiirust ei ole päris see, mis olema peaks, oli natuke parafraseerida seda, aga see, et lõpuks ikkagi sealt pauku tuli ja Linnamäe tõusis tõenäoliselt 6. Ralli 2 kokkuvõttes, et see on ju tegelikult tipp-topp. See on tipp-topp ja positiivne, et see algus oligi raske ja see esimene läbimine oli ikkagi päris raju, et esimesed tagaolevatele meestele, et nüüd teisel läbimisel küllap need klappis siis paremini, et ega ma nüüd ootan need mehed ka ära ja räägin nendega ka, et siis vaatame, mis nad ise selle kohta ütlevad, aga ilmselgelt, ega Linnamäe on ju see aasta korduvad kiirelt sõitnud ja see nagu mingi otsene pauk luuavarest ei ole tegelikult.
ei, seda kindlasti mitte. No mis üldse näiteks Virvese puhul, mis need ootused sa üldse ise nagu, kus need olla võiks meile Eesti fännidena? Ma ise hakkas mõtlema siin väikse suitsunurgal, et mis see üldse, mida me võiks talt oodata või pigem on tema puhul lihtsalt peamine see, et see ralli nüüd läbi tulla, et natuke rätt soojaks saada ja midagi nagu ootamata alles järgmisel korral või peaks juba seekord põrutama? No selle sõnastas ju intervjuus ära, mis ta mulle andis ralli eel, et see ralli ongi nagu sisse elamiseks, et natuke harjumiseks selle, et siis järgmistel rallidel seal Poolas ja sealt edasi saaks juba kiiremini sõita, et eks see auto harjumine taas kohane võtab natuke aega lihtsalt. Mis üldse nüüd, see avapäev oli, et ütleme siis kuulejatel ka, Ogier võitis edu selline Tänaku ees 4 sekundit ja ütleme nii, et ülejäänud sõitjad on vist suuresti võidumängust väljas, kui siin refidraamat või muud draamat ei tule. Mida üldse sa ootad järgmist päevast, et siin on huvitavad võitluspaarid on, et Ogier versus Tänak ja siis 3. koha peale, et see Ratsuta, Sordo, Neuville on kõik seal väikese vahe sees, et on justkui paberil on nagu põnevust külla ka. No põnevust on külla, aga ma ootan igal juhul seda Tänaku duelli homme, et kuidas neid taktikaid autoseaditsuses, rehvide suhtes ja kõigest valitakse, et see on kindlasti põnev ja 3. koha ka kindlasti on lahe ehitus, aga ma arvan, et kogu see fookus või tähelepanu läheb ikka selle esikoha ehitus peale ära. No see, et Tänakul vist ka, sa vist seda 4. ratse lõppu nüüd ei näinud, et seal ta lõpetas ka, et kui pani masina stage mode'i, siis mingi errorisse viskas masina ja läks seal nihu, nagu ta ise ütles fucking shit, et ja siis ühel läks hübriid, et kõike seda arvestades 3. stardipositsioon nagu suht ei ole päris ideaalne võrreldes Ogier'ga, ratselist tehnilist mure, eks ole, ühel ratse poolt hübriidi. Kõike seda arvestades, ma ei tea, et see seis just on isegi väga lubav, et kui tõi see auto vähegi vastu peab. Ta väga lubav, ta oli lubav, tead rallit ka juba, et selles suhtes Tänaku sõiduvorm ja ütleme, et asjad on nagu läinud kindlasti paremaks selle hooaja käigus. Et ta oli lubav juba enne ja on lubav praegu ka, et selles suhtes on kindlasti panev vaadata homset päeva. Ja 3. eestlane Robert Jürgenson ka, selles mõttes tubli, et mul jooksis muidugi e-WRC kõik luttu ja kinni hetkel, aga ta 2 kiiruskatse järel oli liider, et seal sellest konkurentsist ta seni on noor meie talent ja lootus ikka korralikult tuulutanud, et selles mõttes müts maha pole mitte midagi öelda. Ja seda mõistusega ka, ma rääkisin ka enne seda tänase päeva algust, et seal taga on teeolud ilmselgelt hirmsad, et seal tuleb mõistusega sõita ja seda taga teeb, et loodame, et läheb samamoodi edasi. Kuidas siis ja mis räägis natuke eluolust ka, et lasen su varsti internet tegema, kuidas siis seal Sardiinias on, et saan aru, et sa ikka täna reisid juba tee ääres ära vist, eks ole, et kuidas see elu seal on, et ma vaatan, et Eesti fänne vähemalt selle avamisel tundus päris palju olevat või siis kuidagi sattusid lihtsalt pilti, et... No, mul väga ei sattud neid ette praegu, aga midagi seal, ütleme, linna peal ka lippe nägin ja inimesi nägin natuke, et eks homme on nagu rohkem näha. Et eluolu on nii nagu Sardiinias ikka tavaliselt, et ilm on natuke jahedam, kui siin mõnelgi aastal on olnud, et sõitjad tehas ka päris inimlik, ma arvan, et selles suhtes on kõik hästi ja ega need Sardiinia katsed ja kõik on varem läbi sõidetud, varem nähtud ka, et siuke mõnus tuttav kodune tunne, päris palju käidud ka. Mitu seda Pirra Ihnuusat siis eile õhtul ära manustasid seda kohalikku? No, kui aus olla eile 2. Jah, eile ei ole midagi hullu ei olnud. Okei. Aga et edasi homme siis tuleb pikk päev, et väga pikk päev, jah. Ja siis, eks ole, laupäev on juba mingi eriti erakordselt mingi, ma ei tea, mis ta siis ütleme, eriti erakordselt lühik, eks ole, seal vist tuleb kokku äkki mingi alla 40 vist kilomeetrit. Et nagu tundub, et natukene on see Sardiinia ralli selline katse-eksitusmeetodit proovitakse, et teeks nagu teistmoodi kui tavaliselt ja vaatame, kuidas see välja rutub, et selles mõttes ka põnev jälgida, et nagu mina saan aru, sa muidugi vanakooli mehena jah, sellist lühikest varianti heaks ei kiida, aga eks näiks, kuidas ta päriselt mängima hakkab. No vaatame, kui põnev see on, ma ütlen, et homne päev tuleb kindlasti väga huvitav, et selles suhtes ei ole kahtlust. Ja see avapäev on nagu ta on, et oma jõuvahekorrad pandi tegelikult paika, et selles suhtes ei ole siin midagi norisida.
kas see, et need vahed nii suured on, see on lõpuküsimus, oli natuke üllatus ka või? Et see põhimõtteliselt esimesel kiiruskatsel, eks ole, oli selge, et Ogier ja Tänak olid nagu mega üle, et see oli nagu päris kõva pauk ju. See oli küll üllatav, et nii suureks läksid vahed, et ma arvasin küll, et esimestel, nagu ütlesin, ei ole eriti head varianti, aga et see tervikul on nii kehvaks, ütleme, et nii suureks läksid, see oli küll üllatus igal juhul. Vot, tule, 10 minutit sulle räägitud, lasen sind siis intervjueerima siis kuulsusi ja ootame su ralli kommentaare ja jõudu sulle sinna pea vastu. Jaa, olgu. Kuule, tavaiks, tšau. Nii, ja nüüd vaatame, kas Roland kuulus Poom kuuleb ka mind. Tere, Roland. Hallo. Roland jätkuvalt kuuleb sind. Väga meeldiv oli kuulata seda intervjuud praegu, sest ma kuulsin sind väga hästi. Ühtegi Peebu vastusest ma ei kuulnud, nii et üpriski selline ühekülgne intervjuus oli, mida ma hetkel siin kuulasin. No vaata, eks see mure on siin see, et jälle on üksi siin tehnikad on olnud ja tähele mainite grilli ma ei osanud peale panna, sest see miskipärast siis, kui mina selle masinada siin olen, siis vahest need grillid ei taha peale minna ja eks see võib-olla tavalam kuulaja siis saab aru tõepoolest, et Roland ei ole siin laua vastas, et räägime siis kõigepealt selle lahti, et kust siis härra Poom meil hetkel pesitseb, saan aru, et kaugel väljamaal võib-olla isegi. No jah, kui kaugel, vist väga kaugel ei ole, Soomes olen ja tegelikult tuli see välja üldse siin nädala lõpus järsku avastas, et pool aastat ette on planeeritud selline reis siia, et ära ka kuidagi ei saanud jätta, et ilmselgelt Eigoga laua taga oleks vähemalt sama mõnus olla, kui siin Soomes kala püüda, aga seekord siis nii ja järgmine kord pühapäeval olen ikkagi stuudios. Laev jõuab täpselt 15.30, et peaksin jõudma õigesti ajaks stuudiosse. Mitu kala saanud on? Kas sa oled nagu see päris kalamees, kes reaalselt püüab kala või see on rohkem see, et lähed jooma ja siis ütled, et käisid kalal ja siis tegelikult ei läinudki? Mina jooma ei tulnud ja ma ei tulnud ka tegelikult otseselt kala püüdma, sest enne tänast ma polnud elu sees ühtegi kala püüdnud, ainult seal kasvanduses vaata, viskad terve peotäie sööta ja siis tõmbad umbes 10 tükki korraga. Aga elus esimese kala ma püüdsin küll nüüd kinni, et tegelikult elukaaslase isa on selline kõva kalamees, nii et siis see kokku lepitud, et saaks ka käe valgeks, siis tuleme Soome. Kas meeldib? Mina näiteks nii, mulle kala, ma olen ka see mees, kes ei suuda väga palju vait olla ja siis alati, kui ma kalal nii vähe, kui ma näinud olen, siis alati, kui oled seal, siis ma nagu ajaks juttu ja seal need elupõlised kalamehed on tasa ja istume pool tundi vaikused ja jube tüütu. Minu see kalal käimine üks tüütumaid hobisid, aru saamata, miks inimesed seda teevad. Et kas sina oled selle nakkuse saanud? Ma tean, et osad inimesed, kui teevad esimese kala saavad kätte, siis on selline nagu heroiini sõltuvus tuleb kohe peale. Ma arvan, et see nakkus minuni ei jõua, sest minu jaoks on aru saamatu, kuidas on võimalik umbes 4-5 tundi ühes kohas patsida lihtsalt paadis. Ja teine asi, mis mulle üldse ei meeldi, et kui sa selle kala otsa saad, et meile tuli umbes 3-kilone haug, siis ta näeb ikkagi üpriski rõve välja minu jaoks ja no jube ebameeldiv on temaga siis seal toimetada ja see asi mulle ei meeldi, nii et ma ilmselt elus ikka mõne kala veel püüan, aga ma arvan, et mitte palju. Okei, aga tead, võtame siis päeva kokku, lähme kõige loogilisem võetakse minna kronoloogiliselt või siis mitte kronoloogiliselt, vabandust, vaid lähme täitsa selle tulemuste põhjal, et võtame selle meeste päevad ja tehtu kokku, saame võib-olla siis sellise hea pildi ette, et no liider, vanameister Sébastien Ogier, tule täpselt see Ogier sõit ju, täpselt see klassika, mida ta teeb, et esimesel katsel paudutas mingi jõhtra aja, teisel võttis rahulikult, ütles, et ma säilitan rehvi, et lasin nagu Tänaku lähemale, selline täitsa tuulde, mis 3. katsel jälle vajutas, siis 4. jälle jäi Tänaku selja taha, et täpselt selline, see Ogier minust on varemgi teinud seda, et tõmbad seal esimese katsega see edu sisse ja siis edasi hakkad nagu rehve säilitama või säästma õigemini. Jaa, tegelikult ma natukene mõtlesin, kartsin võib-olla isegi, et kas Ogier on ikkagi ütleme peale eelmist oli Portugal, et kas see käsi on soe veel, sest teatavasti kui vahe oli see, et selline rallipaus oli sees, siis eelmine ralli ikkagi võttis selline pool päeva aega, ma ütleks, et saada see hoog ülesse. Siis tegelikult siin oli see vana Ogier tagasi, et ikkagi viimased Portugalist tulles oli näha, et mehel on käsi soe
tegi täpselt seda, mida ta tegi siin aastaid tagasi, sõidab vahe sisse, küll võib-olla esimesel päeval pole ta seda väga teinud, aga minu meelest päris soliidne sõit ja selles mõttes isegi veidi üllatav, ma ütleks, et nad seal Otiga koos nii ees on see 4,5 sekundine vahe on ikkagi, kui võrdleme nüüd teistega, et Neville startis esimesena, ja Evansil probleemid, aga ikkagi arvestades seda, et 32 sekundit umbes Rahvli on see vahe Neville'iga, ikkagi tugev sõit pidi olema Sherry ja nii Oti poolt ka. Kuule, teeme siis, ma arvan seda, sa kirjeldanud küll, aga võib-olla siin on uusi kuulajad juurde tulnud, et mis tähendab rehvide säästmine, et see mõttes, et sel rallil, Ogier ütles juba, et sulle esimese kiiruskatse järele, nüüd hakkab rehve säästma või manageerima või mis iganes asja sa soovid kasutada sõnana, no mis ta siis tähendab, teeme sellisele lihtsale kuulajale ka selgeks, et eks ta on vist natuke pidurdusmaa ja kiirendusega mängimine või? Ja selles mõttes küll, et toome sellise näite, et kus võib olla väga palju rehve ei kulu, on kiire ralli, Eesti, Soome näiteks, Soomes veidi rohkem võib-olla, aga ralli, kus ikkagi on selline ühtlane kiirus kogu aeg peal. Nüüd Sardiinia on täitsa vastupidi, ongi kogu aeg kiirendus, pidurdus, sellised aeglased keskmised kiirused on madalad, rehvi ringlust on pidev rehvi ringlus ja kui nüüd hakata rehvi säästma, siis seda lihtsalt tuleb nagu nii-öelda vähemaks viima, ehk siis ma ei tea, kurvist väljudes ei lähe täis gaasile kogu aeg, nii-öelda meelitad vaikselt üles, et liiga palju üleliigset inglise keeles wheelspin kõlab vähe paremini kui eesti keeles rehvi ringlus. Et seda ära hoida. Teine asi on pidurdused tegelikult, et kui nüüd liiga selline tugev pidurdus, et rehv saab liiga suurt koormat, et selline pigem võib-olla varem pidurdama hakata ja ühtlane sujuvam, toome näite, et 30 meetri pidurdusmaa asemel teha siin pidurdusmaa näiteks 50 meetriks või 40 meetriks on, et sellised väiksed asjad, aga kui sa ikkagi sõidad siin kuskil, ma ei tea, palju täna kilomeetreid oli, aga ma arvan, et kui juba võtta isegi selline 50 kilomeetrit, siis sellised väiksed nüansid ikkagi annavad lõpuks päris hea eelise ja kui see päev kokku võtta, siis ma arvan, et kui sa säästad rehvi ja kui sa ei säästa, et selle 50 kiltsa peale vabalt võib see 5 sekundit ikkagi vahe sisse tulla. No tänaku päeva, et sulle varjutasid võib-olla natuke need tehnilised mured, mis Ooti võits et läks jah, see Pahviga said ja räägid, et ühel ratsel läks hübriid ja mingil lõpuratsel, ma ei tea, mis tal läks, et oli seal ikka eriti turi kõige peal, et see on selline kahju, et tundus küll, et võib-olla oleks saanud neid muresid vältida, siis oleks saanud võib-olla täitsa tibents-tobents ju. Nojah, ütleme selles mõttes, et ralli kilomeetrid on vähem, alustame sellest, et tegelikult kui mehed on harjunud, et ütleme 330 kiltsa, midagi sellist on ralli distants, nüüd on 260, et seal on ikkagi põhimõtteliselt ühe päeva jagu või poole päeva jagu katseid vähem, kilomeetrid vähem. Et peaks hakkama nii-öelda kohe peale aja mõttes, et ei tohi seda kuskilt ära anda. Siis seda aspekti arvesse võttes siis tõesti on vähe kahju võib-olla, et need probleemid olid. Tänast päeva suures pildis vaadates ei ole vahet. Tulemus ju päeva lõikes ikkagi hea, 4,5 sekki liidrist ja teised on juba pool minutit kaugel, et selles mõttes on päev okei. Aga jaa, hübriid, ma arvan, et me näeme seda hübriidi jama veel, et ikkagi see hübriid on päris pirsakas jätkuvalt sellistel hästi raskete teeolude peal ja võib-olla rallidel, kus on palju ja suuri hüppeid, seal ta hakkab trikke tegema. Aga jah, nüüd mis see viimane probleem oli, ma ei teagi, et sa muidugi panid mahlaka eestikeelse selle tõlke sinna Delfi blogisse, et mulle väga meeldis, et konkreetne, kuradi pask. Nii ta ütles, ma ei hakka ju seda, kui ta ütleb fucking shit, siis minu meelest see kuradi pask on ikkagi väga aus tõlge, et ei hakka siin peenutsema, et kui on ikka, oled kuri mingi asja peale, siis ei hakka siin lugejad ka petna siin mingi ilusamate sõnadega, ma arvan. Ei, muidugi, väga õige ja mulle see meeldib, toores, konkreetne värk, et selles mõttes kõik õige. Aga jaa, et me võime öelda, probleem oli, kui palju ta aega kaotas, ega me ei tea.
tõenäoliselt me võimegi rääkida sellest umbes 5 sekundist, on ju, et olla Ožeeriga ühe pulga peal, et kui see nüüd, noh, ma arvan, et see ei ole nüüd maailma lõpp ja ma arvan, et ikkagi väga rahul tuleb hetkeseisuga olla. Lähme siis seda riburada pidi edasi, et tegelikult võtaks ühe mehe, kes siin lõpuks ikkagi päeva ebaõnnesõdur oli, et ei saa vist mööda sellisest meest nagu Adrien Formeau, kes tegelikult, eks ole, see ühel hetkel mõtlesin, et päeval siis, et inimesi, kes täitsa rahul võivad olla, et oligi justkui 3, eks ole, et see Ogier, Tänak ja Formeau, sest et Formeau võitis 3. kohta ja oli tegelikult liiklus päris hästi, võrreldes seal riigi Katsutade, Sordode asjadega, tegelikult oli Formeau väga hea, aga siis läks 3. kiiruskatsel läks rehv ja 4. jäi siis lõppeks täitsa tee kõrval, et kahju. Et viimane info ütleb, et elektroonika ütles üles, et jah, et sinna see sõit jäi, et Ford Puma ei vedanud välja. Kahjuks küll, jah, selles mõttes ma arvan, et ega sellest on ka mul eriti kahju, et ma arvan, Oti järgi teine mees kindlasti, kellele ma pöielt hoian, on just tema. Ja noh, võib-olla see hooaja algus ongi nagu juba liiga hea olnud. Et sellised paar väikest apsu vahel, et õnneks tehnilist apsu, mis on tegelikult ülipositiivne just tema nii-öelda, vaatame siis karjääri nagu tervikpildina, et sõiduvigasi ju, kas ma valetan, kui ma ütlen, et ei ole olnud see aasta? Ma arvan, et ei valeta selles mõttes. Katkestamised ju ikkagi on olnud tehnilised mõlemad. Et selles mõttes on ikkagi päris raju aastal ja ma teen ühe julge panuse praegu, et ülejärgmine hooaeg on ta Fordist läinud ja ta on kas Hyundais või Toyotas. Ma arvan, et see ei juhtu veel järgmine aasta, aga ülejärgmine aasta kindlasti. Et sellel mehel on, ma arvan, päris äge karjääri ees vaatamas, et no see hooaeg on lihtsalt täitsa nagu pöörane tegelikult olnud tema jaoks. Nii et hetkel ülikahju, et nii läks, aga jällegi see, et ta praegu sõitis 3. kohta, no see tegelikult hakkab juba näitama, et ta ongi see 3. koha mees praegu, et seal ees on see, ütleme, Neville Ott, Ogieri pole mõtet arvestada, ta pole täiskohaga sõit enam ja Neville'i ja Oti järgi tahakski juba öelda, et kas ongi Formeau, kas Formeau on juba nagu parem kui Evans tegelikult. Et siin ma arvan, arsti võib hakata tekkima küsimus, kes see nii-öelda stabiilne 3. mees on. Jah, aga kuna läks nii, et Massin ütles üles, siis 3. koht. Lõppeks oli mees, kes nagu vana tegi nagu, mida ta varemgi on teinud, et Tani Sordo, mis ta siin ütles umbes, mingid teise katse finišisse vist tuli umbes jutuga, et ma enesetunne oli hea ja ma arvasin, et ta kiire ära näed, et vaatan tablood, et vist ikka ei olnud, et see Sordo nagu kiirust ei leidnud, aga samas sellisel päeval sellise stardikohada 3. koht lõppeks, et nagu ei saa ta nüüd üdini pettunud olla, kuigi see vahe Ogier tänatud, Ogier'ga üle poole minutit, seda on tsipa palju. Ma küsiks selle naljaka absurda ära, mis ta viimase katse finišis ütles, et võttis kogemata varu rehviks kaasa pehme seguga ehk pani selles mõttes puusse, et sellega polnud suurt midagi seal teha, et selline vana mehe apsakas vist. Tundub küll, jah, et ma ei tea, kas saati sassi lihtsalt rehvi virn või et noh, see on ikkagi selles mõttes päris paha apsakas. Kes sellest vastutab? Kas see on sõitja viskab kaasa või mingi mehaanik või keegi 3? Kelle aps see tegelikult oli? Oli see nüüd sõitja aps, oli see mehaaniku aps? Vot ei oskagi öelda selles mõttes, et sõitja kindlasti näitab välja, mis rehvid lähevad kaasa ja mis lähevad alla. Aga ta näitab selle infomehaanikule, et kumb nüüd mööda pani nii-öelda, siis ei oskagi öelda hetkel, aga kuna ta ise seal tundus suht pettunud olevat, vist nagu mulle tundus rohkem, et võib-olla enda üle pettunud, et siis äkki tegi ise mingi lolli apsu, aga täpsemalt ei tea. Aga Tani Sordost nii palju veel, tegelikult ma siin päeval saatsin blogisse ka ühe mingisuguse lõigu pärast shakedowni, et mis ma shakedownist arvasin ja ma ütlesin ka seal, et Tani Sordo küll peaks oma stardikohaga tegelikult selle Sardiinia või ütleme sellise rahvide rallide kogemuse pealt, et no miinimum eesmärk või miinimum kiirus peaks olema vähemalt poodiumi kiirus. Poodiumi kiirust kahjuks peame tõdema, et no vist ei ole ikkagi, aga noh, päeva vormistas 3. kohal ära. Aga sellegi poolest ma arvan, et see 3. koht tegelikult
nii-öelda kätte kukkunud 3. koht on pettumus ja selles mõttes me võimegi ikkagi näha, et seda teravust ei ole. Kui me võtame selle Tanis Orda, kes oli 3 aastat tagasi, siis see Tanis Orda ikkagi tuli Sardiiniasse, tuli Portugali, tuli võitma ja ta ikkagi liikus selgelt võitja tempos, siis nüüd on see ikkagi selline kindel tulemine ja kui kuidagi tuleb see poodium, siis tuleb. No aga tegelikult seda eesmärki minu meelest, miks Orda seal on, seda ta enam ei täida. Kõige kummalisem on või see, et eelmine aasta oli näha ja ikkagi vaata, ma saan aru, et kogenud ja ta ikkagi toob auto finišis ja seal mingid omad väikesed plussid on, aga seda kummalisem on see, et siin ikkagi ei antud seda, ma ei tea, Suninenile või kellelgi teisele, et on märgid on just, et see on vist iga spordis on sul mingil hetkel tuleb vanus peale, see on paratamatu, kõik me mõtleme, et me 40-set oleme sama teravad ja ägedad, nagu olime 25-selt, aga iga spordis mingil hetkel sul see vanus ja teravus ikkagi kaob ära ja paistab, et see Sordol vist nüüd on see aeg vaikselt juba kindlasti käes. Ja, no vaata, kui ütleme Sebastian Loeb on tulnud, et ta on ikkagi igapäevaselt, ta on võistlusspordi sees, ta on iga päeval põhimõtteliselt rooli taga. Et see on nagu teine asi, kui Sordo istub nüüd pool aastat kodus ja siis tuleb sõitma, versus see, et Loeb on selle poole aastaga 150 päeva kuskil rooli taga veetud, siis need lood on nagu erinevad. Aga tõesti, selles mõttes, kui sa ikkagi tuled, teed oma WRC karusselli, teedki oma need 3-4 rallit aastas ja ongi kõik, siis sa ikkagi jääd vanaks, sa midagi ei ole teha. See on sama, et kui sa 50-setel uue lapse saad, siis küll see laps hoiab siin noorena, kui last ei saa, siis võib-olla... Mis võrdlus, Poom? Väga äge. On mõnda tuttavad keskealist mees, kes on, ma ei tea, uue naisega lapse saanud ja vaatad kohe nagu noor mees jälle, teine võib-olla vananeb ära. Minu meelest on jumala hea võrdlus Sordale ja Lööbile näiteks. No okei. Tule teine mees, kes on 4. kohal, taaskord just kui enne rallit oleks võinud ju raedaeda vastu võtta, ehk Takamoto Katsuta, temadil puhul siis sama mure, et kaotus Ožeelle Tänakule üle poole minuti. Ütleme nii, et enne rallit oleks nüüd arvestada stardi kohta, oleks võinud, Sordo puhul oli nagu skepsis, minul oli suurem, Katsuta puhul ma isegi mõtlesin, et äkki ta sealt tanalt tuleb hakkab paudutama, aga ta laias laastus võttis oma, kuidas ta nüüd võttis, ta ütles, et ühel kiiruskatsel ütles päeva keskel, et tundsin, et kiirust oli küll, aga tuleb välja, et aed oli pask ja siis ta päeva lõpuks ütles, et ma tervel päeval ei leidnud head tunnetust ja pean aru saama, et miks nii läks. Et kuidagi selline kummaline päev kõigiti, et nagu ei olnud ühtegi sellist sähvatust, oli selline tujutu ja ongi, et justkui tuli kohale ja polnudki nagu võidu sõitmiseks korralikult valmis, et natuke isegi aru saamatu. Jaa, ma olen täiesti nõus ja minu meelest jälle ma olen selline võib-olla konkreetne veidi, aga see nagu ühel hetkel see nagu suts väsitab ära, ütlen päris ausalt, et sa nagu ootad ja selline haip on üleval, ja siis tulevad mehed, kes nagu väga võidu sõita ei taha. Ja siis on mingid probleemid ja muud jamad. Et pigem nagu siis isiklikud probleemid, sest ma olen kindel, et see Toyota sõidab väga hästi siin, ei saa probleemi olla, kui üks mees Toyotaga juhib ralli. Et ei taha nagu kuidagi kriitiline liiga olla, aga tahaks nagu ikkagi seda võistlusvaimu ja sellist kuradi vurtsu näha, et mehed tulevad ja panevad veri ninast väljas. Et see, et tulla ja kulgeda veits kahju. Seda kummalisem, et eks ole see Latvala 2 ralli vahel nagu megakiitis Katsutas, ütles, see mees on nüüd kiiruse leidnud ja nüüd on kiirus on olemas, nüüd on vaja ainult see mentaalselt 3 päeva kokku panna ja nüüd järgmine ralli algab ja kiirus selles mõttes ei olegi, et ma ütlen, ma ise oleks julenud pakkuda küll, et see Katsuta on selles mõttes kuskil Ožee ja Tänaku tuules, mitte suurest mängust juba väljas, et sealt annab ju enam ideaalsemat kohta, sealt annab tulemiseks ju tegelikult ei saagi olla. Absoluutselt nõus. Et tegelikult ma isegi nõustun, et ma oleks samamoodi tegelikult nii-öelda eeldan, et ta tahab ennast ikkagi sinna top 3 aegadega suruda nagu sisse igal katsel stabiilselt.
aga no seda ei juhtunud kahjuks täna vähemalt, et vaatame, kuidas homme tuleb, et tahaks ikkagi seda hoogu näha, stardikoht ju väga okei, nagu sa ütlesid, et jah, ühesõnaga kuidagi Katsuta pani täna Evansit, kes Evans on üldse taas kadunud mees kuidagi pildil, et täna oli Katsuta see. Ja enne kui Evansi juurde lähme, siis Neville'iga oli vist see asi pull, et ta nagu esimese katse lõpus. Ta oli hästi lõpus, et puhastasid teed, oli oodatust raskem ja blablabla, nagu nii kaotasin aega. Aga mul on tunne, et ta ei arvestanud, et see ajataotus tuleb selle esimesel kiiruskatsel 30 minutit, et mul on tunne, et sealt sai mingi sähvata vastu näppe ja siis edasi oli juba selline mingi mega keskendunud, pingutav, selline üle võlli pingutav mees, kes nagu tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi päeva üks õnnestujad, ma julgeks öelda, et sealt esimese kiiruskatse järel tundus, et paneb siin võib-olla raotab päeva lõpuks minutiga, lõpuks, eks ole, võitis hoopis 4. kiiruskatse, 3. kohast lahutab, mis ta siin on, 3 sekundit ainult, okei, et Ogier tänatute püüa, see 3. koht on nagu sisuliselt, eks ole, ainult vormistamise küsimus, et see, kuidas see silmnähtav Neville'i selline muutumine esimese katse lõbusast mehest selliseks pingutavaks oli päris stiilne ja kokkuvõttes, eks ole, väga pullid interkad oli üldse selline omamoodi päeva selline kõige silma paistav mees just nende intervjuude poolest, et mis ta seal kõik rääkis ja selgitas. Ja kusjuures Neville on ikkagi ülimalt sümpaatne rallisõitja eelkõige selle tõttu, et kuidas me näeme tegelikult rallisse, kuidas ta võtab ennast kokku, ta on ju siin pidevalt paraja pasases, olgem ausad, auto katki, ise teeb rumalusi ja tänane esimene katse samamoodi täielik fopaa ju tegelikult. Esimesel katsel 28 sekki kaotus, sekund kilomeetrile põhimõtteliselt ja päeva lõpuks 36. Ehk ma arvan, et sa nagu kujutasid seda pilti õigesti ette, et ta oli seal jube rõõmus ja lõpuks kui aegasi vaatas, siis sa arvad, et sa ikka sellise lataka pikki nägu, et nüüd tuli kokkuvõte, et enam siin pole mõtet nagu laia naeratust hääl hoida ja tuleb keskenduda, et see, kuidas see mees suudab tegelikult vajadusel nagu kokku võtta, kontsentreerida, panna plaan paika, seda on üliäge näha ja kui täna vaatame, et ta 36,6 sekki taga, siis tegelikult see sõit oli nii raju, arvestav, kui esimest ei arvesta, esimesena tulles Sardiinias, et vägev, tegelikult väga vägev sõit, et mul on Neville'is palju usku ja ma arvan, et ta siin rallil üllatab kindlasti, et esimesena startides on võimalik ralli lõpetada hea tulemusega. No päris huvitav oli see, et tegelikult sellest oleks siin alustada, et need rehvistrateegiad olid erinevad, et sulle mõned läksid karmile päevale vastu ühe varuga, osad kahed, et Neville'i sedastus päeva lõpuks oli see, et see ainult ühe kaasa võtmine oli viga, et oleks pidanud 2 võtma, et ainus kahetsus tervest päevast, et sellist ootamatut palju isegi oli see skeemitamist, et pooled mehed nii ja pooled mehed naa. Ja ütleme, see kilometraaž oli ikkagi selline nagu ebamugav just selleks plaaniks, et kas 2 või 1 minna. Et kas see suurem kaal versus, et sa saad panna topelt uusi rehve kasutada. Eks ma arvan, et see oligi nii-öelda lõpuks see mugavuse koht, et kui mugav neid viimaseid katseid sõita on. Aga ma ütleks, et okei, pigem sest tal rehv ei läinud, et kui Evansil läks ikkagi rehv, et siis läks see valik nagu päris ebamugavaks, sest tal oli ka 1 varu, kui ma õigesti mäletan. Jaa, Evansil ja Neville'il mõlemal oli 1. Ja, et siis see tegi nagu selle strateegia nagu erakordselt ebamugavaks, et siis oli veel see, et sul on nagu rehvid läbi, kaaluga võidad, aga sul pole enam varu ka, et kui sa nüüd sõidad katki, siis pead katkestama, et see oli see, mis minu meelest, mis tegi selle nagu valiku eriti ebamugavaks. Neville'i puhul, eks ta oli libedam, ebamugavam sõita, aga ikkagi kui me vaatame, et ta 4. katse võitis, siis järelikult ikkagi nii hullu ka ei olnud, et minu arvamus. Ja Evans, kõik on pahasti, on laias laastus, et oli see kokkuvõte, et see võttes, et kõik oli nagu polki ühtegi positiivset hetke, et kuskil esimese katse lõpus läks rehv, väga palju ajataotus selles mõttes ei tulnud, natuke tuli, aga ei olnud midagi olulist, aga peale seda ei saanud üles sooru mitte midagi, lõppeks, eks ole, vahe
Ožeed ja Minut, aga seal on tegelikult tema mure on see, et Neville oletame, et ei tule suurt raamat, mida tõenäoliselt tuleb siiski, et seal Evansil see eespool vahe on ka selline, et niisama sõidul on üpris raske teda püüda ja see sõit, mis täna oli, ütleme ausalt hea, et Munsteril ette jäi, et ikka päris karm. No päris piinlik jah, et minu meelest kui SS1 oli rehvi purunemine, siis SS2 ikkagi kaotus oli ju äärmiselt suur. Kohe ütlen, et see kaotus oli 13,5 sekundit Otile, 13 kilomeetri peale, et sekund kilomeetrile peksa saada. Johan Rossel 2,7 sekundit taga ralli 2-ga, ja Lube tema ees, kusjuures Lube veel 4,6 sekundit kiirem ralli 2-ga. Et selles ühtepidi on aru saadav, et rehv läheb katki, rohkem varu pole ja sul on vaja sõita veel 3 katset. Aga ega ei oskagi midagi konkreetselt selles mõttes nagu arvata sellest päevast, et tegelikult ma ütleks jälle need samad sõnad, mis ma ütlesin Katsuta kohta tegelikult, et ikkagi maailmameistrivõistlused, võidusõit ja nagu sellist asja võtta sisse minu meelest ei saaks lubada, eriti kui sa ikkagi oled seal tabeli eesotsas veel, jälle, ma ei tea, minu arvamus, võib-olla teised arvavad poled seda Ožeed, eks ole, seal esikohal, siis võiks öelda, et lihtsalt äkki Toyota on kehva, et Ratsutal ei tule ja Evansil ei tule, et võiks öelda, et masin ei lippa, see Ožeed rikub selle narratiivi kõik ära, et see on seda kummalisem, et 2 Toyota enda ikaldavad ja 1 on esimene, et see on nagu ebaloodiline isegi veidi. Jaa, tegelikult on veider üldse selle Evansi puhul see, et eelmise hooaja lõpus tundus, et ta sai selle pilli väga kätte. Et kui hooaja alguses eelmisest aastast rääkides ikkagi see ralli 1 hübriid talle nagu nii hästi ei sobinud, siis praegu on jälle, ütleme, viimased rallid on ikkagi ära vajunud konkreetselt, et nii kui tal tuleb mingi error sisse, mingi väike viga, me näeme, tuleb rehvi purunemine, siis see ralliga tegelikult ära kukub. Võrdluses võtame Neville'i, kui Neville'i tuleb mingi probleem ette, nagu see mees teeb uue plaani ja hakkab edasi suruma, surub edasi, iga punkti nimel käib võitlus, siis Evans vastupidi, ta nagu loobub kohe kõigest ja ütlebki, et vaatame pühapäeval, kus me oleme ja kui saame mõne punkti on hästi, et see mentaliteedi vahe on ikkagi rets ja tahaks ikkagi näha seda Neville'i mentaliteediga mehi rohkem, kes nagu on nõus võitlema selle nimel, et isegi kui lood on kehvad, et nad panevad edasi, et seda niisama jukerdamist, kas meil on seda vaja, et me ikkagi, ma arvan, tahaks näha kõik, sest olgem ausad, see on ikkagi show kuradi fännidele ikkagi ja me tahaks näha ikkagi ju vägevat andmist. Ja, et ühest meest rääkides, kes on ka kuidagi väga tundub, et emotsionaalselt või vaimselt kuidagi ära tambitud on see Munster, et see jutt on, vaata ta kuskil ralli keskel ütles ka, et peale Portugalis juhtunut on peamine see, et ta on sõita puhtalt ja alles ala mingi, ma ei tea, mis hea sõnastus on, et töötan oma sõidu kallal ja siis kuskil ütles ka, et kuskil kiiruskatse alguses tegin nüüd mingi apsaka ja peale seda enesekindlus oli täiesti null, siis peale seda hakkasin rahulikult aeglaselt kivide vahelt slaalomit sõitma, et tundub, et see rida, et tal just oli kiirustooja algus, me siin sai räägitud ka, et üllatavalt okei, näeb see kõik asi välja, aga reaalsus on see, et viis etappi 8 punkti ehk selles mõttes vähem punkte kui ma ei tea Nikolai Grasinil või siis Oliver Solbergil või 2 etappi sõitnud Anders Mikkelsen, et laias laastus pole mitte midagi näppude vahel ja mul on tunne, et see mees on natuke hakkab jõudma sinna Fourmeau mõned aastad tagasi, eks ole, kus ebaõnnestumised tulid ja siis kuhjusid ja siis kadus enesekindlus ja siis kõik asjad läksid kuidagi niimoodi alla mäge, et Jaa, ma olen täitsa nõus, et see hooaja algus tegelikult Munsteri poolt oli okei, eelmine aasta lõpp oli ka väga okei, et ta suutis ikkagi näidata oma kogemusega võrreldes ikkagi väga head tempot. Nüüd täna, mis ma teeks, kuna ta on ikkagi jälle samamoodi läbi põlend emotsionaalselt tundub, siis tegelikult tal võiks selle ralli 1 programmi WRC sarjas ära lõpetada. Mitte, et ta nagu lõpetaks selle autoga üldse sõitmise ära, aga mis ma nagu näen, et tunduks mõistlikum oleks see, et paneks selle hooaja lõpuni kuskil kohalike meistrikaid selle sama ralli 1-ga. Ta saaks kilomeetrid. Vajadusel, kui vist võib sõita, kui hübriid ära võtta, kui ma ei eksi.
et ta saab selle autoga kilomeetrid kätte kuskil mujal ja tehku oma WRC kalender Rally 2-ga lõpuni. Ja järgmine aasta tulgu uuesti proovima, et praegu seal taga see kilomeetri puudus on ikka suur. Tehku korralikult teste, värke, et nagu algus tundus hästi hea Munsteri poolt ja kuidagi väga mõistlik algus. Aga jah, see hetkel on ta nagu emotsionaalselt tundub, et on ikkagi nagu korralikult läbi tõmmatud, et selle on isegi veits kahju näha. On. Aga räägime siis teistest eestlastest ka. Tõepoolest, et esimesel kahel kiiruskatsel eestlased kuigi ilusad ei olnud. No tähendab, ei saa öelda midagi halvasti oli, aga olid selline, ütleme, jäid sinna teise kümne algusesse või keskele need tulemused ja siis absoluutselt just jäi kuskilt. Kolmandal kiiruskatse võitja Georg Linnamäe edestas siis 0,6 sekundiga Sami Pajarit ja ülejäänud mehed jäid seal juba kaugele või päris palju kaugemale ja 5. kohal võib-olla sama suur üllatus oli Robert Virves, kes kaotas siis 10 sekundit, et Virvese selja taha jäid siis Joona Lauri ja Teemu Suninen ja Pierre-Louis Loubet, ja siis tegelikult, et näitasid mõlemad eestlased tegelikult viimasel kiiruskatsel ka, et päeva viimasel, et ei olnud see juhus, Linnamäe oli 5, ja Virves 9 ja siis ralli kokkuvõttes natuke on siin mehi ka ära tuttunud, aga see, erinevate muredega, see ei ole mitte kellegi mure peale nende enda ja Linnamäe ralli katsarvestuses hopsti 4 ja Virves on küll 12. Trjasini selja taga, tegelikult seal on see Virves ees on see vahe päris väike, et tegelikult Suninen on temast 7 sekundi kaugusel 7. kohal, et seal nagu see vahed kuskilt on päris väikesed, aga Linnamäe täitsa ulme. Ma ütleme seda, et arvestades, et kuidas see nagu nii selle päeva ikka sai ümber keeratud, et siin päeva esimeses pooles nagu ei olnudki midagi väga toredat rääkida, et oli selline mitte kõige rõõmsama olemisel, et ta ei öelnud otseselt midagi, oleks nüüd mega lahti, aga rohkem oli, et ta ütles, et mingi sõidujoon vist ei ole päris ideaalne ja et üldiselt pole paha, oli selline hea, et hea selline keskvõrdlus, aga lõpuks puum ja olemas, et kiidame, see on vist peamine. Absoluutselt, ütleme alguses on vedama, pärast ei saa pidama. Eestlase värk. Ülikõva, et tegelikult lihtsalt vaadata, et poodium on 3,5 sekundit, Lubega vahe 13,8 sekundit, teine koht siis, et tema on küll igatepidi poodiumi mängus sees ja võib-olla isegi tahaks näha, et ta nüüd hakkab hullult ründama, aga pigem ta hoiab lähedusse, poodiumi lähedusse ilma vigasi tegemata. See oleks, ma arvan, kõige lahedam tulek, igal juhul ülikõva tulek ja Virvese poolt, sama jälle, nagu sa ütlesid, alguses on minema, aga tegelikult täna päev lõpetada 11. koht. Okei, Prokopist võiks sees olla, Prokop ka vana mees juba, aga edasi on ju kõik tegelikult aktiivsed rallisõitjad, kes on ju, kui Virvese viimane ralli oli eelmise aasta Akropolis, siis need mehed on pärast seda ka ikka iga kuu, ma arvan, korra sõitnud, et selles mõttes tundub vähemalt, et Virvese tempo pole kuhugi kadunud, lihtsalt mida võib-olla Virvese ühel hetkel peaks korra näitama ralli jooksul, et kui on mõni katse, kus ta tunneb ikkagi, et see sobib talle, see on hea sõita, ta on varem võib-olla sõitnud seda, siis proovida korra aja peale sõita ja teha võib-olla siis suuremat pushi. Aga igal juhul, kui ta lõpetab ralli top 10, siis tagasi tulek pärast pooleaastast pausi top 10, ma arvan, on ka väga okei juba, et alustuseks oleks eelkõige tähtis, et ta selle ralli kõik ära sõidaks. Linnamäe ütles päeva võttis kokku päris huvitava selle väitega, et tundub, et see Toyota Yaris ralli jaks, et see nagu toimibki paremini olukorras, kus nagu teed on täiesti sodid, et kui siis on selle pidamine parem ja masin lippab, et see nagu ongi päris huvitav, et võib-olla ongi nii, et see Toyotale meeldibki need teised läbimised, siis on homme mida oodata isegi. No vaata, tulemusi vaadates, siis jah, võib küll nii olla. Ütleme, Lube on Škodaga ära, eks siin taga top 4-3 Toyotat, et need teise ringi kindlasti olid rasked sõita. No vaat see kolmas, mille Linnamäe võitis, Pajari on ka Toyota mees ja see Solans ka Toyota mees, et ongi tegelikult Toyota sealt pikalt, raskelt, kiiruskatselt tegelikult kolmik võit, et selles mõttes ju
tundub, et midagi seal on, mida nad võib-olla teevad natuke paremini nendes rasketes oludes, aga Linnamäe poolt vaadates on ju see ideaalne, et Sardiinias neid raskeid olusid tuleb kindlasti veel ette nüüd 2 päeva jooksul, et see on tore. Ja väga lahe on see, et tegelikult ongi need Toyotad ka ees, et me näeme nüüd meeste enda vahelist võistlus võrdsete autodega, et Lube on küll sinna vahele eksinud, aga eks me siis näe, mis seis pühapäeval on ja lahe oleks näha ikkagi seda Toyota meeste võistlust, et Bajariga ta ka siin võistles Rootsis ja nüüd, kui see jätkub siin Sardiinias, oleks päris vägev. Ja, et vaatame, kus maalt me võime otsida nüüd junior WRC-d, seal me peame vist päeva veel kokku võtta ei saa, aga saame võtta siis esimesed 3 kiiruskatset kokku, seal Robert Jürgenson natuke võib-olla tegi sellist osieed, et esimese kiiruskatse võitis, teisel oli 3., 3. oli 3., aga mis peamine kokkuvõttes ikkagi kindel liider läbi päeva olnud, et edu Bruno Pulatse ees 14 sekundit ja 3. kohal on siis kuulus Ali Türkan, et Jürgenson paugutab sealt, kus ta viimastel etappidel pooleli jäi, et seni veel ühtegi suurt tagasilööki pole nii veel olnud. Tundub küll, et see jõuvahekord on suht paigas, et on eestlane ja siis on tükk maad, siis on ülejäänud mehed. Pulaats ja Türkanil muidugi mõlemal on varasematel rallidel palju ebaõnne olnud. Aga punktiseisu vaadates siis tõesti, ega seda rallit võitma ei pea. Ja katsevõidu punkte ta juba täna ka kogub siin, nii et ma ei oskagi väga palju selle kohta öelda. Tore sõit, väga hea tulemus. Ainus asi, mis nüüd võib juhtuda, on see, et kui ta selle sarja ära võidab, siis tuleb hakata ralli 2-ga sõitma. Ja tavaliselt see on see nii-öelda murdepunkt, kui noorsõitjatel asjad tuksi lähevad, et see järsku ikkagi kasvatab topelt seda eelarvet 2 korda. Et kas on õige aeg liikuda selle auto peale või on veits vara, et see on küsimus. Aga see võtame aasta korraga, et see aasta hetkel kõik hästi praegu teeb ju täpselt seda, mis ta tegema peab, kui me vaatame 3. katset, ei ole siin punninud katsevõidu peale, et kui katsevõitu ei tule, peaasi, et siin nagu kokkuvõttes ilusti top 3 sees ja ka juhatab nii, et ma arvan, et hetkel kõik hästi tema poolt vaadates. Ja siis ma võtaks, et see rallipäev, oli äge, sinna ma jõuan, võtan paar küsimust ka. Ma arvan, et ei õige, sind ei olnud eile, õige, teised külalised õiged. Kuule, Heiki küsib, kas see on siis tiimivahetuse osas või siis auto rentimise osas, et kas ralli 1 autot saab selliselt ka rentida, et ühe sõidan Toyotaga, järgmisel etapil Fordiga ja 3. Hyundai'ga? Ideeliselt vist tohib ikka? Ikka võib, aga Hyundai ei rendi autot välja. Ja Toyota on ju rentinud, et kui Bertelli on sellega sõitnud, et järelikult ta rendib välja seda, et siis teoreetiliselt 2 autoga saab. Ega seal vist ei ole, masinad vist on piisavalt erinevad, et see vist pigem on ebameeldiv, et pigem saa ühe masinaga sõbraks, kui hakka iga etapp uut masinat õppima, ma eeldan, on see väga lihtne point. Ja kindlasti on nii, et eks ma olen omal nahal saanud tunda ralli 2-ga, et üks ralli sõitsin Fordiga, järgmise ralli sõitsin Hyundai'ga ja pärast seda tuli minna juba järgmise autorooli, et väga suur viga, mida teha, et selles mõttes kindlasti ükski sõitja seda teha ei taha, et pigem ikka, kui auto vahetus on, siis on see vähemalt 1 või 2 aasta plaan. Argo, ma arvan, seda on selgitatud küll, aga võime seda ära, et kui keegi sõidab, mis iganes, lõhub auto ära täna ja tahab homme startida, et kui pika service aja jooksul on tal lubatud või võimalik seda autot korda seada, et kas on piiratud või siis laias laastus võivad insenerid ja mehaanikud läbi seal uhada? See on ikkagi piiratud aeg. Ma ei oska praegu öelda, kas ta erineb rallide vahel, ütleme flexi service pikkus, see pikkus on ikka, ütleme suurusjärk mingi 45 minutit.
et seal ei ole antud nüüd, et hommikul too auto ära. Kui sa oled nüüd katkestanud, siis on küll see lugu, jälle olenevalt nüüd rallist, ma võin praegu eksida, mõnel rallil, et rallide vahel võivad olla need reeglid erinevad, aga kui sa oled katkestanud päeva, siis küll on niimoodi, et kui on hommikul kinnine park, siis sa pead, oletame kella 8 auto kinnisesse parki viima ja siis oma ajas mõni tund hiljem siis nii-öelda välja minema, et siis on aega hommikuni remontida. Et jään 100% vastuse võlgu praegu, olenevalt rallist on ühtepidi ja teistpidi. Aga jah, nii ta on. Kui on katkestanud, siis ralli 2-ga peale minnes põhimõtteliselt võid remontida terve. No, et päriselt on ikkagi süüdi, on suuresti ikkagi pehmostumine ja lumehelbeteste põlgund, kes on ikkagi aina enam, mis ta kõlab seda, et äkki mehaanikud ei peaks 3 ööd madamata olema ja 50 või 70 tundi järjest tööd tegema. Vormelsarjas on vist sama asjad, et hakatakse jõudma sinna, et näed, isegi mehaanik on inimene ja väärib unetunde ja me peame natukene piirama sellepärast, et inimene saaks paar tundi und, et see vist kõik läheb vist aina rohkem sinna poole, mul on tunne igaspordis. Kurat, aga minu meelest on see just lahe. Ausalt. No sa vanakooli mees Lääne-Virumaalt, vaata, sa oled see. Vanakooli mees, ma olen 28 raual praegu, aga kui ma vaatan ka siin neid kalamehi, siis vanad lähevad seal kuskil üks magama, kell 5 on juba äratus, lähevad juba peale, et nad teevad seda vabatahtlikult ja ma arvan, et mitte keegi pole ka kunagi käskinud ühelgi inimesel mehaanikuks hakata, et see on ikkagi vaba soov olnud. Ja minust on see kuidagi ralliga käib alati kaasas see, et sa ei saa magada minu meelest, et sõitjatega on sama, me ise teeme seda endale ja keegi ei käsi kellelgi olla mehaanik ja keegi ei käsi kellelgi olla võidusõita. Et ma ei tea, kui jah, ma rohkem ei räägi sellest. Jah, ära muidu pahandad sinna veel. Jah. Oota, ma korraks nüüd lülitan välja, Margus Pahv tahab, et ma ta pildid üles paneksin, ma peale saadet panen, lülitan ta 8 tunniks mute'i peal. Nii, miks ei ole WRC sarjas mitu treffitootjat, küsib meil Heiki taaskord, et tegelikult oleks ju päris tore, kui oleks mitu tootjat ja tal on üks teine teooria, et sõitjad ja tiimid ei peaks siin tootjada siduma, seda vist ei oleks tehtav, aga see, et nagu võib-olla oleks selline see annaks oma võlu, annaks juurde rehvitootja omavaheline võitlus, et kelle asjad peavad Sardiinias teedel paremini vastu või pigem sel ei ole pointi ega mõtet? Ma ütleks niimoodi, et me oleme näinud tegelikult, kui on näiteks sõidetud T-Maciga ja teised sõitsid vist tol ajal Micheliniga, võis äkki olla? Minu meelest oli, aga ma pead ei anna muidugi. Jah, et me nägime seda, kui oli T-Mac ja oli nii-öelda Michelin. Ma ei mäleta, et see oleks kuidagi nagu midagi juurde pakkunud. Oli lihtsalt mingid rallid, kus T-Mac oli selgelt kiirem, näiteks Walesi ralli, sest rehv oli olemuselt, karkass oli nii palju lihtsam, kergem, sõnad sassis. Pehmem segu, võib-olla lahtisem muster veidi ja lihtsalt näiteks Walesi rallil oli ta oluliselt parem. Ülejäänud rallidel selle rehviga põles ikkagi. Et kui jah, me ütleme, praegu ERC sarja vaadates ikkagi on mingil määral põnevus olemas, ma ütleks, et on MRF-i, on Pirellit, on Michelini. Et ma ei oskagi tegelikult öelda, et kas see nagu, kas see annab midagi juurde või anna, pigem see võib-olla tekitaks mingisuguse küsimuse juurde, et kas rehvi pärast kaotame nüüd, et siis oleks põhimõtteliselt üks vabandus juures jälle, mida öelda, et seda nagu ei tahaks hästi, et pigem nagu las kõik panevad väga võrdsete masinatega ja samade rehvidega, et siis jääb üks asi ära, mida seal lõpu katsetes kommenteerida. Ma ei tea. Minu mõte lihtsalt. Ma arvan ka, et nagu lahtine, et ega seal ei olegi mingit õiget vastust. Et see, et ma arvan, et
ralli kõige suurem mure hetkel ei ole see, et kuidagi vahed peaks kunstlikumalt suureks saama, et kellelgi on halvem rehv ja kaotab minutiga päevas, et see ei ole mure. Viimane küsimus tuleb Heido Kaljurannalt Roland Poomile. Kuidas sulle meeldis see vähe teistmoodi lähenemine, et päeval 4 kiiruskatset, et hommik vaba, selline lühem, no mitte, ta ei olnud nagu otseselt kilometraažilt nüüd ülilühik, ja ikkagi 4 kiiruskatset kiiresti õhtale ja siis laupäev on ülipikk ja siis jälle, et kuidas meeldis või sa pigem eelistanud rohkem rallit saada siia reedesse kalapüügi kõrvale? Pean ausalt ütlema, et ma ei saanud nagu päris õiget pilti ette, sest mul ei olnud täna tööpäeva. Et kui ma oleksin ikkagi hommikul töö olnud, siis ma ütlen, et tänane, selles mõttes see oleks ikkagi nagu mugavalt. Jah, ma arvan, et ma olen ikkagi seda meelt, et see lühike variant sobib mulle isiklikult paremini. Sest mul ei ole aega tegelikult 4 päeva järjest hommikust õhtuni nagu olla. Mul läheb jube sahmimiseks vahepeal reedeti alati. Et ikkagi oleneb, kuidas nagu su elu on sätitud. Eriti kui väike laps ka veel kuskil kodukontoris möllab kõrval ja siis ralli ka veel kuskil käib, et siis nagu paras segadus on vahepeal. Et iseenesest minule isiklikult sobib see, et reede selline lühik on. Et sellisele tulihingelisele rallifännile kindlasti ta tahaks, et paneks terve nädala esmaspäeval alustaks ja pühapäeva öösel lõpetaks. Ja siis homme tuleb selline korralik, homme siis on siin kuulus Kaspar Ruus, et kui täna oli 80 kilomeetrit ja pühapäeval on 40, siis homme on 150 kilomeetrit võidusõitu, et korralik andmine Eesti järgi 841 läheb meil esimene mees teele ja finišisse jõuab ta eeldatavasti siis umbes 8 õhtul, et korralik 12-tunnine, ei see on isegi rohkem või no iga see päris pikk ja 14-tunnine tööpäev, et korralik. Ja, väga korralik, et ma arvan, et see tegelikult see parlanks on ju päris okei, et reedel on selline poolik ja saab ka nagu tööd teha ja saab muid asju teha, aga laupäev saadki hommikust õhtuni saad täis rallit, konkreetselt 14 tundi rallit, et võib-olla tegelikult see ikkagi on hea lahendus. No nad peavad lihtsalt selle testikatse normaalsemad või selle hommikuse osa võib-olla natuke paremini läbi mõtlema, et sel korral vist seda natukene seda pahameelt tekitas. Ma ise muidugi madasin selle hommikul 9 veel, et testikatset ei vaadanud, aga kõva pahandus see oli, et väga halb ja kole ja nõme ja kõik peaks lahti laskma ja et korraliku pahandusega algas see päev tegelikult, aga mis sa teed? No jah, ütleme, et peaks alustama üldse testikatsest kui sellisest, et miks teda vaja on, kas teda on sellisel kujul vaja või sellel võiks ka mingi kasu sees olla. Ja kui tal võiks ikkagi mingi kasu sees olla, siis ta võiks nagu kuidagi hästi olla ka korraldatud. No eks ole, seal on jälle see, et võib-olla seal sellises kohas on neid prominente just ägedam sõidutada, et ta on selline, et pooleldi on ta vist selline nagu sõitjate sportlik maik on juures, aga pooleldi ta vist liigub aina rohkem ka sinna, et ta on selline promo asi sinna hommikusse või õhtusse, et eks ta on selline, kui on vaja 2 asja vahel laveerida, siis tavaliselt on ikka see, et mitte keegi pole õnnelik. Jah, ja tundub ka, et need shakedowni katsete valikud hakkavad kippuma olema sellised, et saab sõita ilma kaardilugejata ja see tundub, et ongi täpselt selle nii-öelda promotsiooni jaoks. Ma ei tea, kas on kõige õigem kuskil mingi poliitikuid sõidutada, eks raha pärast tehakse seda, et kindlasti on ka mingid muid inimesi, keda võib-olla oleks mõistlikum sõidutada, tähelepanu rohkem saada, aga kes mina olen, et seda ütlen, et seda võin otsustada. Kuule, meil varsti muidu tund täis, liiga pikale on juba läinud. Lõpetame siis, teeme siis kiire lõpu. Homme siis samal ajal, samas kohas ehk sina paadi ääres ja siin on Kaspar Ruus. Ütle siis, kuna ma tõesti see grillimasin teist korda ei tööta, siis teeme taaskord selle lõpu, et sa ütle kuulajatele nägemist ja siis ma ise teen selle grilli lõppusi ära ja siis tõmbame saatele joone alla. Oli tore, Igo, sinuga jälle üle pika rääkida ja pühapäeval ma saan aru, et oled sina jälle või? Mina jälle. Nii et siis juba stuudios kohtume ja saate ka kõlli kõik kuulata. Jah, ja nii, ja siit tuleb minu sisse laudud kõll. 6. käik.